Suur tänu võimaluse eest tutvustada Soome kestlikkuse näidet Vineeri vallas. Nii et UPM Plywood on see ettevõte, kelle nimel ma räägin. Minu nimi on Sanna Kontinen ja mina esindan UPM Plywoodi Soomest ja kõigepealt ma räägin ettevõttest lühidalt. Meil on 8 tehast 3 riigis, Soome, Venemaa ja Eesti. Lisaks on üle maailma meil 10 müügiesindust, üle 2000 töötaja ja 400 miljonit eurot on müügimaht. Ja peamiselt tarnime tooteid Euroopasse, aga ka teistele mandritele. Meie peamine fookus on ehitustoodetel ja ka teatud tööstuslikel lõpptarbija toodetel, näiteks nagu sõidukite põrandapatati ja LNG laevaehitus. Üleilmsed megatrendid nagu linnastumine, kõrgem elatustase ja samuti ka keskkonnateadlikkus ning kliimamuutus. Kõik toetavad meie Vineeri-äri, samuti ka digitaliseerimine, üleilmastumine on kasvu ja see tähendab rohkem transpordivajadust. Ja sama toimub ka transpordiäris. Ma räägin meie vastutustundlikkuse loost. Ja meil on oma kontseptsioon, Visa Plywood kontseptsioon, tegemist on tervikliku vastutustundlikkuse kontseptsiooniga ja me näitame sellega, et vastutustundlikkus on meie igapäevatöö osa. See sisaldub kõiges, mida me teeme. Ma alustan siis kõigepealt vastutustundlikust puitmaterjalist, sest puit on Vineeri peamine koostisosa ja meie äri sõltub loomulikult siis metsade järjepidevast kasvust ning puidu pikaajalisest kättesaadavusest, mis tähendab, me peame metsade eest hoolt kandma. Me teame, mis on selle puidu päritolu, mida me kasutame ja see puit tuleb siis vastutustundlikult majandatud metsadest ja see on üks oluline asi, mida tuleb silmas pidada. Puit on pärit Soomest, Balti riikidest, aga ka Venemaalt. Ja meie puit, mille hangitakse vastavalt tuntud rahvusvahelistele standarditele, FEC ja PEFC standarditele ja meie edendame vastutustundliku metsamajandamist üleilmselt. Ja kindlasti on olulised ka siin sertifikaadid. Ja üks väikene üksik asi, iga puu kohta, mida kasutame, me istutame vähemalt ühe uue istiku järgmistele põlvkondadele. Nii et see on üks oluline asi, et me ei jääks puidust ilma. Ja järgmine vastutustundlikkuse osis on keskkondlik sooritus, keskkonnaalased tulemused. Me oleme seadnud endale eesmärgid aastaks 2030. Heitmete, vee, õhuheitmete vallas ning väga oluline on siis energiatõhusus, millest on täna juba pikemalt räägitud. Ja nüüd minu poolt väga praktilised mõtted, mida me oleme palju rakendanud selleks, et neid eesmärke täita. Kõigepealt on meil siis heite ja jääkide küsimus, see tähendab siis materjali kasutuse tõhusust ja ringmajanduse põhimõtteid. Me pöörame tähelepanu sellele, et me saaksime kasutada siis puidu jääke materjalina, mitte ainult siis energiaks põletades kasutame materjalina ja me rõhutame
rohkem sorteerimist, siis erinevate jääkide sorteerimist, näiteks plastik on üks teema, mis on viimastel aastatel olnud fookuses ja hiljuti me hakkasime sellega tegelema, et me sorteerime siis plastiku eraldi. Me teeme ka jääkidest uusi tooteid, näiteks me oleme mulchist ja tuhasegust teinud mullaomaduste parandajat ja me oleme siis uurinud ja rakendanud ka uusi taaskasutuse võimalusi, me oleme kasutanud tuhka näiteks metsateede parandamiseks ja oleme sellega päris hästi toime tulnud. Me oleme mulchi kasutanud ka kattematerjalina ja meil hetkel on käimas ka katsetus, et kas seda saaks tugimaterjalina kasutada turba asemel kompostimises, millest tulevikus tuleb puudus niikuinii. Ja kui tehniliselt on võimalik, et siis kasutada neid jääke veel energiaks selle asemel, et seda pika maa taha transportida, sest nagu me nägime, siis transport on üks oluline õhuheitmete põhjustaja. Nii et tegelikult tuleks võimalusel kasutada need jäägid ära koha peal ja kindlasti on oluline ka olla uuendusmeelne ja määrused peaksid ka rõhutama, kui oluline on uuendada, mitte ainult piirata. Ja paar pilti ka, siin on see kattematerjal, mida me oleme kasutanud. Ja siin on meil siis ka selle mulchi ja tuha segu, mille me oleme laotanud põldudele. Ja meie eesmärk on kasutada ka vett vastutustundlikult ja meie 2 tehasel on oma heitvee puhastusjaamad ja me oleme ühe osas siis teinud täieliku protsessi uuenduse eelmisel aastal selleks, et puhastustulemused oleks paremad ja teises jaamas toimub pikaajaline protsessi planeerimine, et puhastuse võimekust tõsta, nii et me peame tagama, et ka puhastuse tulemus on kohane. Ja äravooluvee haldamise uuendamine me alati siis rakendame parimat olemasolevat tehnoloogiat ja enamik tehaseid saadavad oma heitveed siis munitsipaalheitvee puhastusjaamadesse, selleks, et tagada, et see puhastamine on piisav. Veepuudus ei ole meie jaoks hetkel probleemne, aga ma usun, et see on asi, mida tuleb tuleviku mõttes silmas pidada. Ja see toob meid õhuheitmete ja kliimateemadeni. Me oleme teinud investeeringuid fossiilide vabaks energia tootmiseks juba mitme aasta vältel. Meil on uued katlad selleks, et vähendada fossiilkütuste kasutust. Lisaks me uurime ka, millised võimalused meil on, et osta fossiilide vaba elektrit. Ja meie soojusenergia tootmine on seotud siis kaastoodete kasutusega koha peal. Siin saame jällegi vältida transporti. Energiatõhususe küsimus loomulikult tähendab seda, et me peame tegema teatud investeeringuid, mis ei pruugi olla väga mahukad, kuid mina leian, et rõhutada tuleks just igapäevast tegevust, mida teeb iga töötaja iga päev. Nii on võimalik saavutada väga suurt energiatõhusust. Ja see lause siin tegelikult annab aimu energia ja teiste materjalide tõhusust, et kui see on äriliselt hea, siis see on ka keskkonnale hea. Ehk siis, kui sa energiat ja materjale ei raiska, siis see on tegelikult alati ka keskkonna heaks hea. Ja meie kliima
lubadusel on 2 tahku, kõigepealt metsad, teema, millest täna on juba pikemalt räägitud, ehk siis kliimapositiivne metsandus on meie eesmärgiks. Ja kõige olulisem minu meelest on heitmete küsimus. Meil on ambitsioonikas eesmärk vähendada CO2 heitmeid 65% aastaks 2030. See on minu meelest väga kõrge eesmärk ja hõlmab kogu UPM gruppi. Ja 3. tahk, tooted. Uued tooted ja puittooted, millel on samuti siin vallas väga suur mõju. Ja vastutustundlikkus ühiskonna suunal. Siin on mul vaid üks slaid. Vastutustundlikkus puudutab 3 teemavaldkonda. Majanduslikus plaanis vastutustundlikkus, me maksame palka, makse ja siis loomulikult ka metsaomanikud saavad müügitulu, siis keskkonnaalane vastutustundlikkus, millele käesolev ettekanne on keskendunud ja siis sotsiaalne vastutustundlikkus. Ehk siis olla hea naaber. Minu meelest see lause võtab päris kenasti selle mõtte kokku. Ja siin on ka üks näide sellest, mida me oleme teinud. Me korraldasime teeohutuse päeva kohalikele koolilastele eelmisel nädalal ja rääkisime sellest, et kindlasti peab kasutama helkureid ja võtmalised abinõud kasutusele. Ja me teeme väga paljut, aga samal ajal tuleb vaadata ka tulevikku ning olla uuendusmeelsed ka peale fossiilseid materjale. Mul on paar näidet ka, see on Visa biobond, tegemist on vineeriga, mis on liimitud liimiga, kus fossiilpõhine fenool on asendatud biopõhise ligniiniga ja seda ligniini me saame siis jõupaberi tselluloosi kaastootena ja see on selline ringmajanduse hea näide. Ja loomulikult oleme uuendusmeelsed ka tootearenduses, et meie tooted oleksid siis vastupidavamad, et tagada pikemaajalisem süsiniku sidumine. Nii et kui see toode kestab vaid aasta, siis ta väga hästi ei seo süsinikuga. Kui ta kestab 10 aastat, siis on süsinik pikema aja jooksul seotud. Ja veel üks hea näide on Visa Woodsat. Tegemist on siis puitsatelliidiga, mis saadetakse kosmosesse testida, kuidas puitmaterjalid toime tulevad kosmosetingimustes. Ja mis puudutab siis jääke ja heiteid, siis me toodame mullaomaduste parandajat ja saame siis mulla olukorda parandada, kasvutingimusi parandada ja samuti parandada süsiniku sidumist mullas ja investeerime ka energia tootmisesse, et vähendada fossiilkütuste kasutust. Ja UPM Sawmills tehased töötavad juba täiel määral taastuvenergia põhjal, nad ei kasuta üldse fossiilset energiat. Kuidas me vastutustundlikkust pakume oma klientidele? Meil on keskkondliku toote deklaratsioonid, EPD-d inglisekeelse lühendiga, need on dokumendid, mis annavad siis 3. osapoole verifitseeritud võrreldavad andmed kõikidele osapooltele, ka klientidele, et näidata, milline on meie toodete keskkonnaalane tulemuslikkus. Need põhinevad siis olelusringi hindamise protsessil ja see olelusringi hindamine, need tulemused on siis pandud sellesse EPD formaati. Ja nagu mainitud, siis need on 3. osapoole verifitseeritud ja neid
siis avaldatakse portaalis, nii et see on avalik info. Ja siin on siis süsteemi piirid, mida ta sisaldab, kõik toorained ja transport tehastesse, tootmise lõik, transport ehitusobjektile, ehitus, siis kasutusetapp, maja või mis iganes see toode on, ja siis juba lammutamine või lahtivõtmine või põletamine, kuidas iganes siis töödeldakse neid jääke. Aga siis see on siis terve elutsükli hindamine. Ja nende EPD-de põhjal me saame huvitavaid tulemusi. Me oleme siin arutanud süsiniku sidumise teemat ja siin te näete, kui palju seotakse ja üle nulli näete seda kogust, mis siis vabaneb atmosfääri ja see hall näitab siis seda, mis vabaneb, kui toode põletatakse ja kollasega on märgistatud tootmisheitmed. Ja peamiselt tuleb see CO2 vaigu tootmisest. Nii et vineer seob rohkem CO2 oma elutsükli jooksul, kui vabastab. Ja nagu mainitud, siis saab CO2 siduda terve selle ehitusetapi tsükli kestel. Ja siis vastutustundlik äripartner. Lihtne tõhusus, lihtne vastutustundlikkus. Vastutustundlikkus on meie igapäevase tegevuse lahutamatu osa, nagu ma teile näitasin, ja me pakume kõrge kvaliteediga tooteid tõhusalt ja õigeaegselt oma klientidele. Aitäh!